Vaatavad kuulajad, järjekordne saade saatesarjast Börsijutud alustab. Saade number 39, investor versus kaupleja. Tere, Märten! Tere, tere! Siuke konkreetne küsimus sulle kohe algusesse, et mis vahe on realiseerimata ja realiseeritud kahjumil? Realiseerimata ja realiseeritud kahjumil või? Jah, mis vahe on? No ma tean, et sa tahad see on mingi trikiga küsimus, ja ma arvan, et investorid ja kauplejad näevad neid erinevalt, aga minu esimene vastus, mis mul pähe tuleb, üks on see, et sa oled kahjumi lukku pannud. Teine on see, et sul on lahti veel mõlemad võimalused, on ju, et lunastuse võimalus ja veel suurema kahjumi võimalus. Ei, õige vastus on, et ei ole mitte mingit vahet. Kaotus on kaotus, ükskõik kas see on lahtine või realiseeritud. Aga tavaliselt lihtsalt ma olen tähele pannud, et investorid mõtlevad sellest, kui et on mingi lootus, et äkki see tuleb tagasi. Aga samas Et minu see, jaoks, jah. et see pole nagu veel päris kahjum, kui sa ei ole teda ära realiseerinud. Jah, aga ma ise näen just seda, et tegelikult realiseeritud kahjum võib isegi parem olla kui realiseerimata, sellepärast et sa piirad oma võimalikku kaotust, sa vabastad kapitali, et sellega võtta järgmine võimalus ja samas sul ka vaimselt oled nagu vaba sellest, et sa ei pea õhtul magama minnes sellele enam mõtlema, sest et see on nagu läinud tehing. Aga Vabastad ei finantsilist pea olema seda kapitali lootust. ja vabastad finantsilist kapitali ja ajukapitali Noh, ilmselt vaimselt. jah. Vabastad selles mõttes kapitali uut võimalust võtta, et ei hoia mingist lootusest kinni, et äkki tuleb tagasi. Ma ei tea, kuidas sulle see mõte tundub. Lihtsam on lihtsalt hoida seda kaotust, aga kas see on ratsionaalne? Ma mõnes mõttes saan sellest aru, aga siin tulebki see ajahorisondi erinevus mängu, on ju, ja siis see ka, on ju, et kus need stop lossid on, kui neid üldse on ju, see pool mängib ka natuke rolli, et kauplejad on kärmemad ja kiiremad neid kahjumeid ära lukustama ja nii-öelda välja võtma, et eluga edasi minna. Paljud investorid vaatavad ikkagi veidi pikema horisondiga ja iga 50 või 15% languse peal ikkagi on ju välja ei lähe. Okei. Nojah, Jah. jääb siis nii. Jääb siis nii. Me võime siin lõputult ja pikalt veel kuidagi sellel teemal tõenäoliselt diskuteerida, aga kui sa küsisid minu käest sellise mega kiire küsimuse, siis ma küsin ka, et hetk tagasi saatsin su postkasti ühe graafiku, vaatajad näevad seda kohe ekraani peal ja minu küsimus on lihtne, et breakout terendab, ostaksid või mitte? Hetkel, kas praegu või peale breakouti? No sa võid nagu mõlemad variandid mulle anda. Tegelikult siin tuleb ka mängu ajahorisont. Lühiajaliselt ma võib-olla pigem tahaks seda lühikeseks müüa ja panustada sellele, et toetustase või vabandust, vastupannutase siin 3600 juures hoiab, aga samas kui ei hoia, siis lähen kohe väikse kahjumiga välja, aga võib-olla pikaajaliselt ootaks mingit kerget tagasitõmmet, 3750 paneb, see okei, sa oled siin midagi teistpidi pööranud. Nüüd ma saan aru. No nüüd sa ammustasid läbi. SP500 teistpidi, jah? SP500 teistpidi, täpselt. No jah, aga samas see mõte on sama, ühtepidi või teistpidi, et ta on hetkel mingil tasemel, mis hetkel veel hoiab. Küsimus on selles, et kuidas siit läbi läheb. Niipidi teistpidi pöörates on ta hetkel vastupannutase, olgu ta toetustase, vahet ei ole, lühiajaliselt mängiks vastupidises suunas, aga pikaajalises plaanis mängiks trendi jätkumisele. No võt, ehk siis tegu ümber pööratud SP500 graafikuga ja vastus lihtne, et kui ostaksid seda breakouti, siis tegelikult reaalsuses oled valmis võtma seda vaadet, et turul langusruumi veel on. Jah, aga samas lühiajaliselt panustaks vastu swingile, ehk siis nagu praegu turg on üle müüdud ja pigem panustaks kergele tõusule lühemas vaates. Turul siis, mitte seda graafikut. Lugesin sinu viimasest nädala analüüsist ka, et sa olid vahepeal lühike päris suurelt või
või et pikk enam väga ei olnudki ja panustasidki pigem langusele oma portfellis? Ja viimased 2 nädalat olin rohkem lühike ja see peegeldub ka septembri tulemuses tegelikult, et kui siin turg on -7%, siis mu enda portfell on see kuu kergelt plussis, mitte palju, võib-olla 0,5%, sest ikkagi kui ma olen suurelt rahas ja arvestan oma tootlust kogu portfelli, siis need protsendid ei ole suured, aga asi seegi, noh muidugi siin päev varem kolmapäeval salvestame teisipäeva õhtu seisuga, mõned päevad on veel kuu lõpuni minna. Aga nüüd päris kuidagi mugav ja värskendav oli sellesse nädalasse minna lihtsalt suurelt rahas, mõned pikad positsioonid lahti, aga tegelikult kaupleja jaoks see pilt võib väga kiirelt muutuda, et esmaspäeval juba võtsin 4 lühikest positsiooni 4 sektoris, aga need on sellised väiksed kaitsvad positsioonid, mitte väga teenimiseks, vaid rohkem selliseks riskide maanduseks ja läksin lühikeseks nüüd kinnisvarasektoris, tööstussektoris, tehnoloogiasektoris ja materjalisektoris. Aga samas nagu mul on pikki positsioone ka, et nad enam-vähem olen turuneutraalne praegu ja vaatan lihtsalt, kummas suunas see asi minema hakkab. Aga siin päevakauplemisalgo on hästi toimetanud üksikaktsiates, samas indeksi päevakauplemises see nädal võtsin paar väikest kahjumit. On nagu on, midagi töötab paremini, midagi mitte, aga üldpildis olen ise üsna rahul hetkel. See on nüüd täpselt selline periood turutsüklis, kus me tõenäoliselt toimetame nii diametraalselt erinevalt, kui vähegi olla saab, on ju. Kui sina loetlesid seal ette neid valdkondi, mida sa lühikeseks müüd, siis mina saan loetleda need peaaegu, et need samad valdkonnad, mida ma juba vaikselt ostan, on ju, ehk siis kinnisvarasektor on see, kus viimase nädala pooleteise jooksul seda actionit on väga palju olnud ja päris paljud ettevõtted on minu jaoks juba sellised hea turvapuhvriga oma valuatsiooni mõistes, nii et tasapisi hoopistükkis ostan. Aga kui sa nendest sektoritest rääkisid, siis kas sa panustad nendele USA sektori ETF-e kasutades neid SPDR või? Jah, nendele läbi CFD siis. Okei. Sest vaata lühikeseks, kui pikaks minnes on päris kõva ülehoidmise intress CFD-del, siis lühikeseks müües teoorias ma saan ise seda intressi, lisaks sellele, et ma saan lühikese positsiooni. Aga nüüd see eurooplastele nagu ikka kaikaid kodaratesse nende intresside ja asjadega, nagu siin juba rääkisime, siis tead, ma ei ole päris täpselt aru saanud, ma olen vaadanud neid raportite pealt, ma ei ole päris täpselt aru saanud, et kas ma saan sealt mingit intressi või ma lihtsalt ei pea maksma ise midagi peale, aga need intressisummad on olnud nii väiksed, et ma neid CFD short'e ei hoia nii pikalt. Ja ma ei ole väga sellele ausalt öeldes tähelepanu pööranud. Aga miks sa otse neid ETF ei kasuta? Sul ei ole USA turg endale lahti tehtud või? Mul ei ole see lahti tehtud. Kusjuures ma ei tea nüüd kus, aga kuskil eestikeelses artiklis või kuskil keegi kirjutas, et seda nüüd hiljuti jälle muudeti, et ei saa isegi siis neid ETF-e. Ma ei ole kindel, kas see on õige info, aga kuskil jäi silma. Okay. Muidugi üks asi, mida ma vaatasin, et futuure saab ka kaubelda neid samu SPDR sektoreid, aga seal mõned futuurilepingud on mulle natuke suured, mingi 20-30 000, et ma neid ei tee väga suuri positsioone seal, võib-olla mingisugune, ma ei tea, 10 pluss 1000, et siis need futuurid on natuke suured. Oled sa tähele pannud, et kui me räägime nendest sektori ETF-idest, siis nüüd lõpuks jõudis kätte see hetk, kus kõik sektorid saavad pihta. Et kommunaalsektor ehk utilities siin mõnda aega veel pidas, tervishoid hoidis nagu päris hästi, aga nüüd on ikkagi kõik nagu pihta saanud ja vähemalt ma ei tea, kuidas sina näed, minu kui investori jaoks mul on nagu näpud püsti, sellepärast et see on lõpuks see märk, et nüüd on nagu siuke, ma ei ütle, et washout on läbi ja siit edasi on tõusufaas, aga nüüd on kõik pihta saanud ja seda me tavaliselt vajame, et see põhja formeerumine varem või hiljem hakkaks. Jah, minu jaoks ongi see, et ma olen nii palju oma backtestides ja teoorias õppinud, et
karuturul ongi suuresti see, et aktsiad ja sektorid korrelatsioon läheb ühe peale, ehk siis nad kõik liiguvad suhteliselt samas suunas samamoodi. No mitte päris samamoodi, aga ikkagi suund on üks ja langeval turul ja raske on leida kaitset. Jah, seal võib-olla mingi kommunaalsektor või mingid esmatarbekaubad kukuvad lihtsalt vähem, aga nad ikkagi karuturul pigem kukuvad kõik ja sellepärast ka minul see strateegiline osa, et ma lähen ikkagi pigem rahasse, mitte ei otsi kaitsvaid sektoreid. No ja tegelikult enne, kui sa oma tootlusnumbrit jagasid, siis enamusel tõenäoliselt läheb meelest ära see, et sina pead oma arvestust dollaris, ehk tegelikult kui sa oma numbrid eurodesse lööd, siis on pilt sinu jaoks väga ilus septembrikuus ka ju, sest et dollar teeb siin no totaalset tsirkust ikkagi. Tõsi, jah, kuna mul kogu konto, kõik on raha on dollaris, siis eurodes on see veel suurem, aga siis ei ole ka indeks -7, kui ma, siis ma peaks ka indeksit eurodes võtma. Kas sa jälgid dollari puhul Eurosti või sa jälgid dollari indeksit muidu rohkem? Eurosti, jah. Aga nagu päris siuke nagu, ma ei tea, jälle ma räägin tunnetest, ma räägin hästi palju tunnetest, on ju väga tundlik persoon, aga no täpselt tundub selline paraboolne, ükskõik kumba pidi siis vaadata seda kurssi, paraboolne selline langus euros või dollari indeksi tõus, et kuidagi kipub ju nii olema, et kui me näeme selliseid kiirendatuid liikumisi, siis on see blow off top on ju või teistpidi vaadates siis see põhja tegemine, see äkiline põhja tegemine, et mis sinu analüüsid näitavad või sa väga ei vaata niimoodi üldse? Ma ei proovi seda ennustada, et olen nii kaua trendi peal, kuni trend kestab, keegi ei tea, kaua dollar tõuseb. Fakt on see, et mingi hetk ta pöörab ja jälle euro saab tugevust ja lähengi lihtsalt selle peale, et ma ei taba neid põhjasid tippe, vaid ma saan sealt keskelt mingisuguse paraja tüki sellest liikumisest, millega ma olen ise rahul, sest see valuutapaar ei ole mul ju kasumi teenimiseks, vaid on lihtsalt selle valuuta riskide maandamiseks ja see, et äri on dollaris, aga elatun eurodes, et lihtsalt seda nagu natukene hoida. Jah, lihtsalt see aasta on ta pakkunud sellist suuremat ka teenimisvõimalust, aga ma ei pööra sellele tähelepanu ja tihti öeldaksegi trendi kauplemisel, et see on nagu boksiringis, et sa tead, et sa mingi hetk saad vastu hambaid, sa lihtsalt ei tea, millal ja kust see tuleb, et trendi kauplemisega on sama, et sa istud trendi peal ja sa tead, et mingi hetk see trend lõpeb, aga sa lihtsalt ei tea, millal ja kuidas see tuleb, et selles mõttes ei püüa ennustada. Kuule, aga sa blogis kirjutasid hiljuti, et nüüd on võib-olla paras aeg, või ütleme, et kogu aeg on aeg aktsiaid osta, aga nüüd on nagu paras aeg lükata jälle raha rohkem turule, kuna hinnad on soodsamad ja langevad. Tahtsingi lihtsalt küsida, et mis on sul mingi konkreetne turutees seal taga, et sa kas pigem põhja võib-olla ei püüa tabada, aga et tahad saada osa soodsamatest hindadest, on sul mingid konkreetsed sektorid, aktsiad, mida tahad võib-olla avaldada vaatajate kuulajatega ideid, kas sa vaatad midagi uut portfelli või ostad olemasolevaid juurde, et võib-olla tahad natuke kirjeldada seda enda ostuprotsessi? Eks me oleme siin ka neid mõtteid nagu vahetanud, et kuidas seda põhja võib teha ja natukene siis nii-öelda neid narratiive ja makrojutte ka juurde pannud, et pluss siis seda, et see meelsus on äärmiselt negatiivne, maru palju kardetakse seda rasket sügist ja rasket talve ja need kogu aeg viivad mu mõtteid sinna, et kui oodatakse väga halba ja järgmine päev ja järgmine nädal veel halvemat, siis ei ole palju vaja, et see meelsus muutuks, on ju. Järjest lihtsamaks muutub see, et nii-öelda halbadest uudistest saavad mitte enam nii halvad, sest et natukene vähem halb oli, kui kardeti. Ja see on nagu seda minu mõtteprotsessi palju mõjutanud, aga nüüd viimase nädala jooksul ongi hakanud vilgutama tulukesid siis ennekõike üksikaktsiad, kus ma näen, et väga paljud ettevõtted on jõudnud nende tasemeteni, kust mina neid osta tahaks. Ja see on siis kombinatsioon erinevatest väärtussuhtarvude põhjal arvutatud sellisest sisenemishinnast, mis mulle endale meeldida võiks, pluss minu algelised tehnilise analüüsi oskused ja teadmised,
et natukene vaadata ka seda, et kus need potentsiaalsed mingid toetustasemed võiksid seal mängu tulla. Nendest alati, kui meil on ikkagi totaalne karu, siis me paneme sealt läbi, on ju, aga natukenegi vaadata siis seda poolt ka. Ja olgem ausad, nagu õige mitme ettevõtte puhul on selline olukord, et me teeme justkui neid uusi põhjasid hinna mõttes, ütleme siis aasta perspektiivis näiteks. Ja nüüd on kaks varianti, et kas tehnilised indikaatorid ei kinnita seda, aga mida ma viimasel ajal palju sagedamini näen, on see, et nagu meeletult üle müüdud. Et ikkagi meeletult üle müüdud. Ükskõik mis ajahorisonti ma vaatan, kas ma vaatan päevase või ma vaatan nädalase graafiku peal. Ja noh, iga väärtpaberi puhul tuleb siis nagu ükshaaval case by case seda vaadata, et kuidas minevikus need signaalid töötanud on. Ja ma olen leidnud siis mõningaid aktsiaid ja ettevõtteid, kus ma näen, et need on minevikus olnud head ostukohad. Mitte siis see, et turg kohe pöördub, vaid me pigem räägimegi seda, et see põhja formeerumine algas umbes seal ja kestis siis on ju mõned kuud, võib-olla kvartal 2. Ja seal oli seda hinnakõikumise ulatust, ma ei tea, olenevalt ettevõttest siis +-10 või +-30, aga see on olnud selline suhteliselt hea aeg. Ja nagu ma ütlesin, siis viimasel ajal kuidagi need kinnisvaraettevõtted, need klotsid siin järjest kukuvad, et ma nägin alguses, et Euroopas läks kuidagi nigelaks, aga nüüd on siin USA suured riitid ehk siis börsil kaubeldavad kinnisvarafondid täpselt samamoodi, ei ole vahet, kas on kaubanduskeskused, kas on industrial ehk siis mingid laopinnad ja logistikakeskused või elukondlik või office on ju, noh, kõik nagu saavad siin praegu nii, et vähe pole. Ja ma saan sellest põhimõtteliselt loogiliselt aru, kuigi ise ma ootan neid trende pigem, et nad enne pööraks ja ootan mingit kinnitust, et rohkem raha turule visata. Ma saan sellest investori pikaajalisemast ajahorisondist aru, et sul on hea osta soodsat hinda põhja, madalat valuatsiooni, isegi kui see ei ole see viimane põhi. Aga sul ongi siis vaja lihtsalt seda kannatlikku meelt, pikka ajahorisonti ja sihipärast ootamist, et see lihtsalt mängib sinu jaoks siis kauem välja võib-olla. Noh, ja ma võingi öelda, et seda ajahorisonti näitlikustada, et nende kinnisvaraettevõtetega ongi nagu pilt on selge, et enne 1,5, 2, 3 aastat ma ei oota, et seal tuleks väga suur ja oluline tagasipöördumine oma netovarade väärtuse juurde siis, või siis selle niinimetatud õiglase väärtuse juurde. Et peame arvestama sellega, et enne kui ei paista tunneli lõpust seal seda valgust, et intressimäärade tõusutsükkel on tasapisi lõppemas või pausile minemas, siis iga täiendav üllatus intressimäärade tõstmise osas ikkagi seda kinnisvarasektorit surub allapoole, et seal ei ole midagi teha. Aga ongi siin nagu kaks varianti on ju see lähenemine, et kas ma muudkui kogun igakuistest säästudest raha ja ootan on ju seda imelist perfektset sisenemishetke või ma hakkan tasapisi turule tilgutama ja minu jaoks see minevikus on väga hästi töötanud. Et täna ma tunnen isegi seda, et ma pean natukene lahti laskma oma pühendumusest regulaarselt neid ETF-e osta, sest indeksi kui terviku tasandil, eriti europõhise investori jaoks, nagu praktiliselt midagi ei ole tegelikult siin toimunud, see karu ei ole veel nagu isegi haigutanud, aga üksikaktsiate tasandil seal on ikkagi pilt teine, et seal on väga palju põnevaid ostukandidaate. Kuule, aga siis on ju indeksi puhul, kui sa eurost teda vaatad, samamoodi see oht, et kui lõpuks see dollari tõus ja tugevus peaks lõppema ja euro hakkab tugevnema dollari vastu, siis see hakkab paistma välja ka siis USA indeksites euros mõõdetuna. Täpselt. Kui turud ei hakka rallima ise. Täpselt. Et meil kõige hullem variant ongi indeksinvestori jaoks see, kui tuleb turgude langus, aktsiahindade langus jätkub, aga euro-dollar siis pöörab teistpidi, et euro hakkab tugevnema. Praeguse loogika järgi tahaks nagu öelda, et pigem on olnud nii, et kui riskivarade hinnad langevad, aktsiate hinnad langevad, siis dollar tugevneb on ju, sest see on selline turvasadam. Aga
ära iial ütle iial, et ega me ei tea, kuidas isegi paarinädalane selline vastupidine dünaamika, mida siin kirjeldatud sai, võib tegelikult päris palju valu teha siin turuosalistele. jah, samas ma hiljuti just vaatasin seda Eurosti ja noh, ma iga nädal vaatan nädala alguses seda ja ega mina olen valmis, ma ei oota dollarilt midagi, nii kui euro pöörab tugevusele, nii ma mingi osa võtan siis läbi futuuride ilmselt pikaks, et siis oma dollari riske maandada aga ma vaatasin praegu graafikut ees ei ole, aga noh, Eurust peaks vähemalt sinna 1.05 juurde tagasi jõudma ja sealt hakkama mingit uut tõusu tegema. Noh, hetkel kukkus siin päris 0,95 juurde, nii et ruumi on, hinnaruumi mängida üles-alla on enne, kui ma sekkun võimaliku euro tõusutrendi. Ja noh, nii palju, kui seda fundamentaali seal valuutaturul vaadata saab, siis ja segu tehnilisest analüüsist, siis mulle endale tundub, et see 0,95, noh, palju räägiti, et see 1.00 ehk paar, et see on oluline tase, mulle endale tundub, et see 0,95 on pigem olulisem, et kui sealt edasi nüüd dollar jätkab ikkagi tugevnemist, siis on aktsiahindadel ja nendel riskivaradel ikkagi väga keeruline siin seda põhja teha ja seda langust kuidagi peatada. Kuule, aga siin see kaupleja elu ja üldse see saade siin vahel on ka natuke nagu järjejutt ja saab siin nagu pihitoolil ennast tühjaks jälle rääkida nii, Markus, räägi, mis su elus toimunud on? Saab sulle tühjaks rääkida ja näiteks ei mõtle sellele, et veel 1000 inimest vaatab, kuulab seda, et siis on võib-olla lihtsam rääkida, aga noh, olen pika ajal, terve see aasta tegelikult ju siin mõelnud mingeid lühemaajalisemaid strateegiaid karuturu jaoks, kui portfell on suurelt rahas. Olen siin paar saadet optsioonidest rääkinud, mida olen õppinud. Ja no ongi tegelikult see, et ega backtesti ja mudelite peal ju tagasivaatavalt saan aru, miks ma lähen rahasse, miks ma võtan kaitsvat positsiooni, aga sellel aastal olen nüüd saanud seda pikemat langustrendi ka päriselt siis läbi elada ja noh, see aeg tundub päris pikk, kui nagu päriselt oled rahas ja samal ajal portfellist ka elatud. Ja olen mõelnud ka siin suvel, mind pani mõtlema üks webinar, kus kaupleja rääkis siis, et kui investorid tahavad oma varasid kasvatada, kauplejad tahavad tekitada sissetulekut, et see wealth generation versus income. Ja mina olen ju oma selle süstemaatilise portfelli halduse ehitanud suhteliselt üles ikkagi ka varade kasvu peale, kuigi ma kauplen seal swing trende, aga ikkagi vaadanud seda pikaajalist pilti ja hiljuti siin rohkem nende optsioonide ja päevakauplemisega olen hakanud mõtlema sellele nagu rahavoo tekitamisele, siis nagu kauplejana rahavoo tekitamisele ja ma ei mõtle dividendi aktsiad. Ei. Ja ma tahtsin just öelda, et ma ei mõtle siin dividende ega intresse, vaid siis läbi aktiivse kauplemise tekitada rahavoogu. Ja kui ma olen siin turu ajal olnud arvutis ja backtestinud midagi vahel, siis ma olen mingi aeg, ma hakkasin vaatama arvutis olles ka turu avanemist reaalajas ja õppima seda ja ma kuidagi tunnen, mul on tekkinud nagu rohkem sellist enesekindlust ja kogemust ja mingi hetk nüüd olen mõelnud, et peaks rohkem oma seda 5 aasta aktiivset kogemust ja õpitud kõike ära kasutama, testisin mõndasid strateegiaid ja jõudsin põhimõtteliselt sellise ideeni, kuidas ma teen käsitsi haldan päevakauplemist, pigem turu avanemisel, aga ei istu terve päeva ekraanide taga, nagu ma olen tihti öelnud, et ma ei taha. Aga samas ma näen, et mu portfelli sobib üks selline strateegia, mida ma haldangi natukene intuitiivselt ja subjektiivselt, mis ei ole täielikult automatiseeritud, kus ma võtan seda sentimenti ja kõike oma nädalaanalüüsi arvesse ja teen sellise kiire indeksi tehingu futuurides sisse, välja ja kõik. Üks tehing päevas, juhul kui on arvutis, kui ei ole, olen väljas, ei tee, ühesõnaga selline vabas vormis. Ja ma olen nüüd teinud siin järjest ja ma praegu testin seda ühe mikro Nasdaq 100 indeksi futuuri lepinguga, mille väärtus on indeks korda $2, ehk hetkel mingi 23 000 on ühe lepingu väärtus ja ma lähengi 100 daala järgi. Ma tean, et see mõtteviis ei ole õige, et ma lähen nagu mingit summat iga päev võtma ja ma ei teeks seda, kui mul ei oleks seda ülejäänud portfelli.
aga lihtsalt oma kogemuse ja selle portfelli sobitavuse pealt ma praegu teengi sellist strateegiat, et ma lähen sisse, ma lähen välja, ma võtan seal paanikas lihtsalt natuke turuvõbelust, ma lähen oma 100 $ järgi, võtan selle ära, panen kaane kinni ja kõik päev läbi. Ja ma tahan nüüd, ma tegin endal sellise väljakutse ja plaani, et ma tahan seda vaikselt hakata tõstma seda positsiooni suurust, nii kuidas ma mugavust tunnen ja seda testin strateegiat ja elan läbi reaalajas neid riske, et ma tahaks paari aastaga selle näiteks 10-kordseks viia positsiooni, nii et ma lähen mitte 100, vaid 1000 $ järgi ja lähen nimelt sisse, välja ja kõik. Ja võib-olla siis, kui see summa läheb suuremaks, siis ma enam ei tahagi seda iga päev teha, vaid tahangi 1-2 korda nädalas, kus on nagu selline, tundub nagu lihtsama raha järgi minekus, kus kõik on nii-öelda, kõik indikatsioonid on paigas ja ma lähen nagu suhteliselt kindla peale ja see on nüüd täiesti teistsugune selles mõttes strateegia, et ma tahan kõrget võidumäära, 80% võidumäär, aga ma riskin $2, et teenida $1. Saad aru, mu risk on tegelikult suurem kui see oodatav tulu ja minu jaoks on nii põnev, huvitav, aga ma nüüd elasin läbi uuesti oma seda 4 aasta tagust päevakauplemist ja mõtlesin läbi, mida ma siis tegin ja ma ei olnud siis valmis selleks. Ma tunnen, et ma siis ei olnud valmis selleks, nüüd ma olen valmis. Eile õhtul samamoodi, teleka ees lebos, lihtsalt läpakas oli kõrval lahti, vaatasin võimalus, tegin ära kõik ja ei tekitanud üldse nagu mingit pinget, et ma tahangi siit, aga ma tean, et kui ma teeks seda täna suurelt, siis võib-olla tekitaks rohkem pinget, et ma tahan seda vaikselt. Kas sul on mingi, kui kaua see tehing kestab siis, kas me räägime nagu sekunditest, minutitest või ta on sul pool päeva lahti, kuni see $100 kätte tuleb, see võib ju väga varieeruda. Mitte sekunditest, ideaalis ikkagi minutit. Noh, see sisse, välja, see on natuke piltlikustatud, et siin üks päev oli näiteks 10 minutit tehingus, aga eile õhtul, teisipäeva õhtust siis räägin, turg peale lõunat, peale New Yorgi lõunat oli külgsuunas mingi paar tundi ja ma olingi mingi üle 1,5 tunni vist tehingus. Ma läksin sisse, võbeles seal üles-alla ja siis tuli see enne turu sulgumist tuli kerge ralli, sealt võtsin oma selle osa ära, tulin välja, kõik läbi. Aga sa panustad ainult tõusule või mõlemas suunas? Alguses oli mõte long short, tegin hetkel ainult longi peale sellepärast, et mul on lihtsam niimoodi testida ja keskenduda, et ma ei lähe nagu kuidagi... Fookus on parem nagu... Fookus on parem, ei ole nagu seda. Eile oli täpselt nii, et ma vaatasin, et oleks võinud turu alguses lühikseks müüa, oli siuke nagu signaal, et lähen lühikseks, oleks teeninud ja siis tagasi pikaks, aga seal tekib see, et kui nüüd see lühike ei tööta ja siis ma lähen nagu kohe pikaks ja siis võib-olla see pikk ei tööta, et ma ei taha nagu sellist tekitada siukest olukorda, et turg loputab mind ühes ja teises suunas, et mul on üks chance, üks shot päevas, ma lähen, ma võtan oma raha, alati see ei tööta, kui ei tööta, lõpetan ära, kõik järgmine päev vaatan uuesti. Ja ongi nagu üks katse, et nagu kui ei tööta, siis ma ei tea, teed seal 4:30, 3:45 oled sees ja kui ei tööta, siis rohkem ei puutu või? See päev rohkem ei puudu, järelikult ei olnud turg sobiv. Selles mõttes, et see annab selle distsipliini, et sa ei jää seal midagi tagasi nagu proovima midagi teenida või kaotust teha tasa või ei hakka seal nagu liiga palju sisse-välja tegema, et see oli üks mu viga 4 aastat tagasi, et ma läksin endast välja ja siis hakkasin seal klõpsima seda nuppu, et see on nagu paigas, nagu, et üks. Nagu pokkeri või blackjacki laua taga, et suurendame panuseid ja... Aga selline mõte lihtsalt ja ma näen seda ise nagu oma sellises kaupleja karjääris sellise järgmise tasemena, et ma lähen siit nüüd natuke oma selle süstemaatilise portfelli kõrvalt ja see jääb kõik samamoodi. Selle riski suurusega midagi ei muutu, võtan natuke ka sellist subjektiivset lühiajalist kauplemist. Aga mis siis, kui meil nüüd millalgi ikkagi see turg lõpuks pöördub mingile selgele trendile, ütleme, et siis tõusutrendile, kas sellel päevakauplemise strateegial on sinu portfellis siis nii-öelda ruumi ka, kasutad sa selleks võimendust edaspidi, oled sa seda ka mõelnud või? Ja, kuna ma teen teda futuurides, siis ta juba ongi by default on võimenduse peale, ja võib-olla, kui on mingi kõva pulliturg ja kõik asjad töötavad, trendid jooksevad, võib-olla ma lihtsalt ise võtan nagu vabamalt ja teen muid asju ja ei viitsi nii palju tegeleda, aga ongi siuke rahavoo tekitamine võib-olla, kui siin ei ole võimalusi ja konto on suurelt rahas,
et tekitada endale sellist elamisrahavoogu ja noh, mul meenus siin ühel pubiõhtul keegi naljaga ütles, et karuturu põhi on siis, kui Markus tööle läheb, on ju, ja siis ma nüüd võib-olla nüüd ma olengi oma ettevõttes tööl päevakauplejana, aga ma võtan seda ikkagi nagu vabalt, et ma ei pea seda iga päev tegema. Turg on kogu aeg lahti, aga iga päev on ju see võimalus on. Kas sa praegu siis päriselt nagu tunnetadki seda, et see karuturg on nagu nii kaua kestnud, et see otseselt ju väga palju pihta ei ole saanud, on ju, tootluse mõttes. Aga lihtsalt, et kuna see inflatsioon on teiselt poolt siis kõrge, et siis sa tunnetad seda, no ma ei taha kasutada sõna survet, aga või sa teed seda pigem nagu, et igav on ja tahaks õppida, areneda ja uusi asju? Ma arvan, et mõlemal põhjusel, aga isegi tunneb, et võib-olla see igavus ja soov uusi asju õppida ja ise edasi areneda, sest noh, midagi tahad ju teha, on ju, et ma olen siin nagu mõelnud ka, et mida ma selle ajaga siis teen, okei, kõik on automatiseeritud või istun rahas, mis iganes, aga et kas ma lähen siis välja, hakkan mingit muud tööd tegema või tekitan mingi muusuguse ettevõtluse, aga tegelikult tahaks nagu selles valdkonnas ju areneda ja siis ma hiljuti nagu võtsin ka selle otsuse, et see on see suund, kus ma tahan nagu minna, et ma tahan seda teha ja praegu ma teen futuurides, aga ma juba näen, et nii kui ma saan endale optsioonid selgeks, siis tegelikult see on niisugune optsioonistrateegia, sest et seal on tihti, nagu eile, see külgsuunaline turg, kui ma oleks sinna müünud selle put credit spread'i sinna turu alla, siis ma oleks lihtsalt selle lühiajaliselt optsioonilt võtnud lihtsalt seda ajalist väärtust või kuna aeg liigub edasi, aga turg kuhugi ei liigu, siis mu see optsioonipositsioon teenib lihtsalt sellest, et see optsioon muutub järjest lähemale sellele aegumisele. Ja noh, seda saan siis kasutada ka optsioonide. Kuule, aga sul üks uus ettevõtmine ikkagi on ju. Mina igatahes kuulasin ja oli väga väärt kuulamine. Minu arust võiks jagada börsijuttude kuulajatega ka, et kus sind veel saab kas 6 korra või kuulata? Kord 6 jah, Äripäevas investeerimisportfell 2030. Mõni on juba küsinud, et sa oled ju kaupleja, aga ongi võib-olla see, et see sõna kauplemine hirmutab inimesi eemale, jätab mulje, et see on ainult päevakauplemine, aga tegelikult ju ise ka haldan aktiivselt oma portfelli pikaajalise perspektiiviga ja sellest see saade ongi, et kord 6 kutsun külla kaupleja või investori, kellega siis arutada aktiivset portfelli haldust. Ja kusjuures, kes tahab seda saadet kuulata, siis ma ise märkasin, et hetkel vähemalt oli Äripäeva saidil see täiesti kuulatav ka ilma kontota. Kas oskad sa seda saate nime tausta ka kuidagi avada või et miks just see 2030, et kas seal peaks nagu midagi juhtuma sellel ajal siis või? See ongi pikaajalise perspektiiviga, lihtsalt, et see pikk vaade. Mina otseselt seda nime välja ei mõelnud, aga ma arvan, et see sobib hästi. Et pikaajaline vaade ja investeerimisportfell, et siis siuke aktiivne haldus, aga mitte päris päevakauplemine. Ja ettevõtmine selles mõttes minu jaoks siuke huvitav uus väljakutse, põnevus, natuke sotsiaalset poolt kaupleja ellu. Et see on siuke äge. Ja esimene saade oli küll väga, väga lahe, et hea külalise valik ka. Aitäh. Kuule, aga teeme siin lõpetuseks ühe sellise kiire ringi, vaatame üle USA turu 3 suurimat ettevõtet, midagi uut, mida tegelikult mina tahaks nagu igas saates kuidagi jutuks võtta, et võtame paar konkreetset aktsiat või väärtpaberit, vaatame peale ühelt poolt tehnilise analüüsi ja kaupleja pilguga ja teiselt poolt siis investori pilguga. Ja alustame siis äkki sinu mõtetega ja need 3 giganti, Apple, Microsoft, Amazon, täna, kes meil turuväärtuse järgi seal SP500-s top 3 on, et mis sulle tehnilise analüüsi valguses Apple'i puhul silma jääb? Võtsin Apple'i graafiku lahti ja kõigepealt võin ära öelda, et ma olen ise pikk Apple'i aktsias ja ostsin teda juuli lõpus, augusti alguses, nii et hetkel on see positsioon natuke vee all mul, aga hetkel vaatangi seda 145 kuni 150 vahemikku, et see võiks toetustasemena hoida, siit hakata järgmist sõitu ülespoole tegema, et kui ta kukub, siis ma lähen ise väikse kahjumiga välja.
et ei aja siin taga seda, et mul õigus oleks, noh ongi, et see piisab mulle, kui mul on 50% kordadest õigus ja võidud on suuremad kui kaotused. Aga jah, ta kukkus kogu turuga juunis kõvasti, aga peale seda minu jaoks ta näitas lihtsalt suhtelist tugevust turu suhtes. Ma tean, et sa võib-olla kohe ütled, et see Apple on nüüd Tesla asemel üks kõige shortitum aktsia ja võib-olla ongi ja las ta olla, et mina lähen lihtsalt siit mingi tõenäosuse peale ja kui see ei tööta, tulen välja. Ehk minu jaoks siis, ütleme tehniliselt, siis hetkel on minu jaoks ta on küll siuke külgsuunaline, aga ta ei ole minu jaoks langusel, ta on pigem tõusu tagasitõmbel ja selline tees on hetkel endal, mis sina arvad? Tead, ma olen selles osas täitsa nõus, et kui kusagil on info, et see on nüüd kõige enim shortitud aktsia, et see ei tähenda veel midagi ja panin ka seda tähele, et Apple on juba pikalt näidanud suhtelist tugevust SP500 indeksiga võrreldes ka ja sellistel puhkudel nagu hakata seal shortima või langusele panustada tundub kuidagi väga ennatlik. Aga kui ma vaatasin väärtussuhtarve ennekõike siis hinna kasumi suhtarvud, hinna rahavoo suhtarvud ja kasutan sellist traditsioonilist kontseptsiooni ehk siis väärtussuhtarvude tagasipöördumine oma ajaloolise keskmise juurde, siis mulle tundub, et seal see Apple'i fair value ehk õiglane väärtus võiks olla seal ligikaudu 105-115. Ma ise ostaksin vahemikus 105-110, et ma olen omale joone graafikule tõmmanud, et siis minu jaoks see bang for the buck on juba nagu asja eest, et praegu ta siis fundamentaali järgi on kriipsu võrra ülehinnatud. Jah, noh, eks kui koguturg siin karuturg jätkub ja koguturul on ikkagi müügisurve edasi mitu kuud, eks siis kukub ka Apple, et Apple on suur osa turust, 2,5 triljoni suurune ettevõte. Et noh, isegi kui ta hoiab turu suhtes mingit suhtelist tugevust, siis ikkagi suure languse korral ta kukub lihtsalt kogu turu. No ja tegelikult see karuturg jällegi on olnud täitsa õpiku näide ja on kordunud see sama, mis praktiliselt alati, et suured klotsid kukuvad nagu kõige hiljem. Et alguse saab nagu kõrge riskiga high beta asjadest, need, mis ei ole rahavoo positiivsed, need, mis vajavad, on ju lisakapitali, siis tuleb small cap, mid cap ja kõik muud tsüklilised sektorid järele ja lõpuks need suured klotsid kukuvad kõige hiljem. Jah, üldse ei aja tagasi, isegi mitte sellepärast, et mul endal pikk positsioon on, sest nagu sa tead, ma ei abiellu ühegi aktsiaga, mis mul portfellis on, kukub, müün ära, tõuseb, hoian edasi. Nii, ja Microsoft? Nii, ma võtan ette Microsofti graafiku. Noh, Microsoft on minu jaoks languses mingi aeg aasta esimeses pooles kevadel müüsin ta oma portfellist ära peale pikka tõusu. Kui ma vaatan nüüd siin, siis ta teeb selle aasta uut põhja. Pikaajalises perspektiivis pole muud teha, kui oodata, et ta suudaks, mina tahaks, et ta suudaks tõusta üle 270, mis tundub olevat üks selline tase, aga kõigepealt peaks ta siin saama üle 240 ja seda hoidma, sest praegu ta teeb uusi põhjasid ja swing-kaupleja mingit põrget võib-olla tahab osta ja mõne nädala sõita, aga selleks, et nagu uus pikaajaline trend tekiks, selle jaoks on minu jaoks veel vara. Mis su? Fundamentaali vaates nagu Microsoft on natukene selline ettevõte, kus need eeldused, sisendid ja narratiiv võivad väga-väga palju erineda, et siis neid õiglase hinnangu või fair value väärtusi olen siin näinud ka seinast seina, kui ma ise kasutasin taaskord seda lihtsat hinna rahavoo, hinna kasumi suhtarvu ja tagasipöördumist selle keskväärtuse juurde, siis kusagil 200-205 tundub selline piir seal. Graafikule vaadates siis 190-200 olekski ka minul see piirkond, kust ostma hakkaks, ei oma praegu, aga sealt siis tunnen, et jällegi oleks see valuatsioon ja turuhind täitsa mõistlikus kooskõlas. Et see 190 on umbes ligikaudu siis see pandeemiaeelne tipp ja 200 on see, kus me siin 2020 mitu korda käisime
käisime toksimas ja toetust ka otsimas õige mitu kuud, isegi võib-olla paar kvartalit. sa ootad ikka eriti madalaid hindu, et osta, et ikka eriti kaupled selle hinna üle? No ma ei kauple, et selles suhtes see on nagu, asjad on vaatlusnimekirjas ja ma tean, et paljude jaoks see võib tunduda, et meeletu ahnus, et nüüd tahab, et mingi asi 20, 30 või 40% kukuks. Aga minu jaoks elu on näidanud, et kui ma olen need tasemed välja arvutanud ja järgmised 2 või 3 aastat ma seda ettevõtet oma portfelli ei saa, siis täpselt samamoodi ma ei abiellu, ei ela koos nende ettevõtetega, ei oma mingeid emotsioone, et kui ei saanud, siis ei saanud, neid teisi võimalusi on piisavalt ja tavaliselt elu on näidanud, viimasel ajal on nende tehnoloogiasektori ja kasvukatega pidanud nagu mõnes mõttes väga kaua ootama, et see võimalus nüüd kätte tuleks, aga lõpuks nad tulevad ja kui ei tule, et siis ei ole ju õnnetust, kui mõni ettevõte jääb siis portfellist välja, et läbi indeksfondide, ETF-ide nii või teisiti ma oman neid suuremaid ju ka oma portfellis. Minul lihtsalt mõtteviisi või maailmavaate poolest trendikauplana, mulle meeldib see lähenemine, et kui ma ostan Tesla tõusu, siis ma olen alati peal, kui see läheb raketiks. Aga ma olen alati väljas, kui ta jääbki langema. Aga sinu see vaade on nagu teistpidi, et sa riskid sellega, et sa jääd raketist maha, sest sa ootad madalamat hinda, aga sa võtad selle riski, et sa ostad seda madalat hinda ja see langus võib-olla jätkub. Ja ma tean, sa ütled seda nii ebalevalt, et see on maailma kõige ebamugavam positsioon, kus olla, aga ma ei tea, veider, nagu minu jaoks ta töötab ja mul on täitsa lihtne ja mugav selliste asjade otsas istuda, et jah, ma tunnistan 2020 nendest kasvurakettidest mõnes mõttes ilmajäämine tundus ebamugav, eks oli põhjus ka, miks ma siis varvast hakkasin sinna sisse pistma sellesse kasvuaktsiate ehk dividende mitte maksvate aktsiate valdkonda ka. Aga jällegi on ju, nägin väga hästi ära, et isegi siis, kui mina viskasin oma dividendi investeerimise pulgad põõsasse ja läksin kasvuaktsiatesse, et üllatus, millal see tipp tehti, et 2021 veebruar. Oleksid pidanud jääma oma liistule kindlaks. No tegelikult oleks pidanud jääma, et ainus asi, mille üle ma head meelt tunnen, on see, et ma ei pannud nagu väga olulist osa oma portfellist või netoväärtusest sinna, et ma tegin seda piiratud ulatuses. Täna, kui ma vaatan neid kahjumeid, siis need ei ole toredad ja kõige vähem hea meel, ütleme, et natukene siuke õnnetu kaasus on tegelikult minu pensioni investeerimiskonto, kus ma mõtlesin, et ma siis veidi võtan nagu rohkem riski, kuna see horisont on pikk, et pool läks kasvupotentsiaaliga aktsiatesse ja teine pool siis indeksitesse, aga lihtsalt see ajastus, millal see pensioniraha sinna kontole tuli, on ju 2021 september, oktoober, september see raha tuli, ma andsin endale aega, on ju siuke 1,5 kuu see raha tööle panna ja siis sa võid ise arvata, et mis sealt nagu täna siis vastu vaatab. Et kõik need toredad ARK-fondi kuuluvad asjad, mis on siin teinud -70 kuni -90, et name one and I have it. Peaaegu nii on see seis. Nagu nende omamises ei ole midagi viga, aga lihtsalt nende nagu ära müümises õigel ajal, kui asjad pööravad, sest mina vaatasin mingi, et kui ma praegu hoiaks kõiki neid asju, mida ma peale 2020 Covidi taastumist ostma hakkasin, ma oleks võib-olla oma portfellis juba -50 ära näinud ja kindlasti ei suudaks elatuda sellest, et aga on nagu on, jah, ajahorisondi vahe. Okei, võtame selle kolmanda ka siis. Jaa, Amazon. Okei, Amazon tehniliselt, ta liikus ju 2020 kuni 2022 külgsuunas ja mingis saates ma ise ka rääkisin sellest, et mul on see nii-öelda setup ja tees, et siit peale pikka külgsuunda, kui tõus jätkub, siis võiksid saada hea sõidu. Sõit jätkus, aga teises suunas allapoole väljusin ise Amazonist jaanuaris, kui ta väga järsult kukkus ja võtsin siit väikse kahjumi ise. Ja nüüd ongi langustrend minu jaoks jätkunud. Hetkel ütleme nii, et kui ta neid mai-juuni põhjasid siin 100 daala kohal peaks testima, siis jällegi swingiks võiks saada siit hea mitmenädalase sõidu tagasi $120-30 juurde. Aga et uut pikaajalist trendi osta, siis ma tegelikult tahaks ikkagi näha hetkeseisuga, et ta selle augusti tipu
suudaks testida ja sealt hakata mingit siksaki ülespoole tegema, et niikaua, kuni ikkagi siin suund on allapoole, niikaua mina pikaajaliselt teda hoida ei taha. Kuidas sul? Ja see on nüüd üks nendest suurtest gigantidest, kus vähemalt hinna-rahavoo suhtarvu järgi vaadates ettevõte on isegi mõnevõrra alahinnatud, selline $140–150 mulle tundub, et võiks see fair value olla seal ligikaudu. Ise oman portfellis juurde võtaksin, olen omale joone tõmmanud siia graafikule siin 100–105, et lihtsalt need samad toetustasemed, mida me siin kevad-suvel nägime, et mulle tundub, et otseselt nagu kiire ei ole juurdevõtmisega, et juhul kui me augustis oleks siis üles ära läinud, on ju, siis ma ei oleks nagu otseselt kurb olnud, et midagi on portfellis olemas ja nii on. Okay. Vot sellised lood, et andke meile kommentaaridest teada, võite kirjutada ka, et kas see on midagi sellist, mis pakub huvi, et me edaspidi ka jätkaksime ja vaataksime mõningaid üksikakseid sellise pilguga, et selline kiiranalüüs, disclaimer käib ka siia kohe, on ju, et meil mõlemal on oma analüüsimetoodika ja teil kindlasti ka, et tehke oma analüüsimetoodikale vastav analüüs ikka ise. Jah, et see ei ole investeerimissoovitus, ainult meie arvamus ja tegelikult üleüldse vaatajatele, kuulajatele, et võite saata meile küsimusi, kas siis emaili peale või kirjutada kommentaarina, et kui kellelgi on mingi küsimus mulle või Märtenile või mõlemale, siis meil oleks väga huvitav saates neid küsimusi ette võtta ja vastata. Täpselt, sest sellepärast, et märkamatult nüüd järgmine saade, äkki oktoobris saabki meil 2 aastat börsijutte täis ja oleks täitsa tore teha tõesti selline küsimuste-vastuste sessioon, nii et küsimused ja meie poolt tulevad teile vastused. Ja ma peast ei oska meili isegi öelda, aga börsijutud.ee saidil on tagasiside vorm, et sealt saab kirjutada meili. Jaa, täpselt. Vist oli borsijutud@gmail.com. Külastage veebisaiti või jätke YouTube'i küsimus. Aga okei, tõmbame joone alla ja järgmise korrani. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.